Kuidas korraldada head noorteõhtut? Vastus sõltub loomulikult selles, milline on meie noorteõhtute eesmärk. Soomes on kiriku noortetööd edukalt korraldanud ühing, mis on nimetanud oma noorteõhtuid 3K õhtuteks. 3K tuleneb fraasist 3 kohtamist, mis osavalt viitab sellele, mis võiks olla noorteõhtute eesmärk. 3 kohtamist tähendab, et noored saaksid noorteõhtutel 1. kohtuda iseendaga, mõeldes oma elu küsimustele ja sellele, kuidas kristlik sõnum nende elu puudutab. 2. kohtuda kaaslastega, sest oluline osa noorteõhtust on see, et noortel on võimalus kohtuda üksteisega. Kristlane on kutsutud elama ühtsuses ja armastades ja teenides teisi. 3. kohtuda Jumalaga, sest koguduse noortetöö peamine eesmärk on, et noored saaksid tutvuda Jumalaga ja kuulda, millised head plaanid on Jumalal nende jaoks. Järgmisena räägime veidi, kuidas praktiliselt korraldada head noorteõhtut. Kuid on hea meeles pidada neid 3 kohtamise põhimõtet. Kui noorteõhtu programm juhib noori nendele 3 kohtumisele, võib õhtu täita oma eesmärgi. Koguduse noortetöös on oluline just kohtamine, et noor tunneks end turvalises keskkonnas märgatuna ja armastatuna ning tal oleks võimalus kohtuda iseenda, lähedaste ja Jumalaga. Esimene praktiline samm noorteõhtu korraldamiseks on valida aeg ja koht. Üldkehtivaid nädalapäevi ja kellaaegu ei ole olemas ning kui juba on olemas noori, kes on koguduse noortetööst huvitatud, tasub pidada nendega nõu. Paljude noorte ajakavad on tihedad ning võib olla keeruline leida kõigile sobivat aega. Kui võimalik, võiks noorteõhtu aeg ja koht olla regulaarselt samad. Tavaliselt on reede või laupäeva õhtu olnud populaarne aeg noorteõhtuteks, pakkudes noortele head võimalust veeta nädalavahetust sõpradega. Hea kellaaeg noorteõhtu alustamiseks võib olla ajavahemikus 4-7. Kui kaua peaks noorteõhtu kestma? Üldiselt võiks see kesta vähemalt 2 tundi või nii kaua, kuni noortejuhil on jaksu ja kannatust. Noortele tasub anda piisavalt aega ja terve aeg ei pea olema täidetud mingi planeeritud tegevustega. Samas tuleks arvestada nende noortega, kes peavad kindlal kellaajal lahkuma, näiteks transpordi või muude põhjuste tõttu. Noorteõhtu ametlik programm võiks lõppeda varem kui lepitud ajal, kuid jätkuda vabas vormis nendele, kellel on huvi kauemaks jääda. Kus pidada noorteõhtut? Võimalusel võiks noorteõhtu toimuda regulaarselt ühes kohas, mis saab noortele tuttavaks. Ideaalis võiks kogudusel olla oma noortetuba, mida saaks noortetööks vabalt kasutada ja selle jaoks hubasemaks muuta. Oma ruum on noortele tähtis ja lisaks on see praktiline, sest kõik on juba noorteõhtuks valmis ega ole vaja iga kord ruumi eraldi ette valmistada. Noortetuba saab kaunistada koos noortega ja näiteks diivan võib luua üllatavalt mõnusa õhkkonna. Kui kogudusel pole pakkuda noortetuba, on ka teisi häid võimalusi. Koguduse saal, seltsimaja, kooliruum või mis iganes muu koht võib sobida, sest kõige olulisemad on kokku tulnud inimesed. Kristlased on alati kogunenud ka inimeste kodudes, mis on samuti võimalik valik noortetöö jaoks. Hea meeleolu loomine noorteõhtu ruumis võib olla lihtne, kui mõelda läbi, millist valgustust kasutada ja kas näiteks panna taustale meeldiv muusika. Kui võimalik, võib noortele pakkuda ka snäkke. Koos söömine on alati inimesi ühendanud ja seda ei tasuks alahinnata. Neid väikseid detaile saab kasutada isegi siis, kui oma ruumi pole võimalik kaunistada. Mida noorteõhtul teha? Õhtut ei pea tingimata korraldama kindla kava järgi, kuid teatud elemendid võiksid ühel või teisel viisil alati kaasas olla. Noortel peaks olema võimalus tutvuda üksteisega ja rääkida oma elust, kui nad seda soovivad. Noorteõhtu alguses olekski loomulik teha algusring, kus kõik saavad öelda oma nime ja rääkida, kuidas neil läheb. Olgu see siis lühidalt või pikemalt. Noortejuhi ettevalmistatud
päeva küsimus võib julgustada noori rääkima rohkem endast ja nii saab omavahel paremini tuttavaks saada. Oluline on, et noor tunneks, et teda kuulatakse ja temast hoolitakse. Tihti ei ole noorteõhtutel kohe alguses veel head õhkkonda ja noored võivad olla veidi arglikud ja häbelikud. Erinevad naljakad mängud võivad toimida niinimetatud jäämurdjatena, muutes õhkkonna kergemaks ja vastuvõtlikumaks. Võib olla kasulik, kui noortejuht on ette mõelnud mõne mängu, mida saab vajadusel kasutada noorteõhtu alguses, kui tundub, et noored on endasse sulgunud. Kas mäng sobib olukorda, tuleb ise otsustada, kuid kui noortejuht ise kaasa läheb, järgnevad tihti ka teised. Muusika loob õhkkonda, ühtsustunnet ja võib edastada ka kristlikke sõnumeid. Kui keegi on grupist musikaalne, tasub noorteõhtutesse kaasata laule, mida koos laulda. On olemas häid eestikeelseid kristlikke laule, mis võivad noortele meelde jääda ja neid ka koju kaasa viia. Teatud olukordades sobib ka niinimetatud ülistus, kus ülistusmuusikale antakse rohkem aega ja laulmine toimub pigem pikema palvena. Kui noortel on muusikalist annet, tasub nad kindlasti kaasata muusika eest vastutama. Üks tähtsamaid osasid noorteõhtust on see, et ühel või teisel viisil tuuakse noorte keskele piiblisõna. Piibliõpetuse kaudu saavad noored kohtuda Jumalaga ja usk võib sündida. Praktikas võib seda korraldada mitmel erineval viisil, millest räägime rohkem selle seeria 6. peatükis. Palve peab olema oluline osa koguduse noorteõhtust. Palve võiks alata juba siis, kui noortejuht ja kogudus palvetavad noorte töö ja noorteõhtute eest nende planeerimise ajal. Noorteõhtul võib palve aset leida erinevates olukordades. Alguses, õpetusosas või lõpus. Palve osas on hea anda noortele võimalus ise jagada oma südames olevaid palvesoove. Noortejuht võib lihtsalt küsida noortelt, kas nad soovivad täna midagi tuua taevaisa ette. Kas on midagi, mille eest paluda, midagi, mille eest kiita või ehk on kellelgi keegi eriliselt südames, kelle eest võiks palvetada. Kui see tundub loomulik, võib noori julgustada palvetama oma häälega ja näiteks noortejuht võib palve lõpetada ühiselt. Alternatiivina vabale palvele võib alati kasutada meie isa palvet või mõnda teist traditsioonilist palvet, mis on tihti sisukas ja sügava tähendusega. Mõnikord võib olla põhjendatud siduda noortetöö regulaarne kokkusaamine rohkem näiteks spordi või kunstiga, kui see toob noored kokku. Sel juhul tuleb noorteõhtu elemente rakendada vastavalt olukorrale, kuid siiski oleks hea, kui need oleksid ühel või teisel viisil kaasatud. Hea noorteõhtu korral võib noor kohtuda iseenda, lähedaste ja Jumalaga. Oluline on, et noor tunneks end märgatuna ja hoolitsetuna. Hea noorteõhtu saab korraldada mitmel erineval viisil, kuid teatud elemente nendest on hea igal juhul kaasata. Jagamine, suhtlemine, piibliõpetus, muusika ja palve. Oluline on luua olukord, kus noor saaks turvalises keskkonnas kohtuda iseenda, lähedaste ja Jumalaga ning seeläbi tunda end ise kohatuna.